Tere, head vaatajad, tere tulemast saatesse Aja mõõde ja täna on meil külas väga eriline külaline, meie sõber ja Jeruusalemma palvushommikusöögi juht ja direktor Albert Veksler. Tere tulemast. No väga rõõm on olla. Eestis on ilus olla. Eestis on ilus olla suvel, eks ju. Eesti suvi on ilus. Ja täna räägiks võib-olla lühidalt, kuna just lõppes ka 10. aastapäev Jeruusalemma palvushommikusöögid toimuvad juba 10 aastat, see on oli selline juubeliüritus. Räägime veidi sellest liikumisest ja räägime ka sellest, mis maailmas toimub, üha sellisest tõusvamast ja suurenevast antisemitismist ka veidikene, ja siis võib-olla räägime aliaast, et mida ka meie Iisraeli sõbrad saaksime teha, et kaasa aidata ja toetada. Aga võib-olla alguseks räägiks siis sellest palvushommikusöögist ja nendest põhisõnumitest, mis kõlasid sellel üritusel maikuus. No mõnes mõttes on ju tore see, et sa ise olid seal. Ja. Et sul on vast need asjad ka hästi meeles. Ma arvan, kõige olulisem oli meie välisministri külastus ja see intervjuu, mis ma temaga tegin. Ma arvan, see oli ka mõnes mõttes märk teatud tunnustusest, mida me välisministeeriumi poolt nägime, sest et Jeruusalemma palvushommikusöögi töö teeb midagi sellist, mida välisministeerium teha ei saa. Sest et väga sageli me oleme olnud just riikides ja maades, kus on diplomaatilised jõupingutused sisuliselt jõudnud oma nagu otsa korrale, neil ei ole enam võimalik olnud midagi teha. Me olime Norras, kus ei ole mitu aastat Iisraeli suursaadikut olnud, sest et Norra valitsus on olnud niivõrd vaenulik. Ja mulle üteldi sünagoogist, Norra sünagoogist, nad kartsid seda, et meie Knesseti liikmed, kes siis tulid delegatsiooniga Iisraelist, et neid ei võetagi vastu Norra parlamendis. Aga tänu sellele, et Jeruusalemma palvushommikusöögi töö toob kokku kohalikud kristlikud kogukonnad ja juudi kogukonna. Ja siin tulevad mängu need isiklikud suhted ja isiklik selline... Absoluutselt, sest et siin ei ole mingit minu teenust ega minu poolset panust. Selles mõttes, et need on need kohalikud suhted, mis olid kogudustel ja koguduste juhtidel, pastoritel, siis nende poliitikutega, mis avasid ukse sedavõrd, et koguni 5 parlamenti liiget tuli ja tegid meile fantastilise siis seal ringkäigu ja Norra parlamendis, kus me palvetasime ja rääkisime asjadest, millest meil oli vaja rääkida. Aga just nimelt ka Kanadas näiteks, me nüüd olime hiljuti Kanadas Ottawas, väga vaenulik atmosfäär, väga vaenulikud valitsused on olnud. Lausa nii, et Kanada peaminister ütles, et kui Netanyahu tuleks, ta arreteeriks tema. Ja ometi Jeruusalemma palvushommikusöögile tuli meil vähemalt 12 parlamentääri. Nad olid üheskoos laval, ma andsin kõigile 1 minuti, nad on harjunud sellega. Neil on see 1 minuti kogemus parlamendist ja nad kuulutasid ja nii-öelda deklareerisid oma toetust Iisraelile ja palvetasid Iisraeli ja Jeruusalemma rahu eest. Need see oli erakordne, sest et enne seda Kanada reisi ma rääkisin meie välisministeeriumi inimestega, nad ütlesid, et me ei saa saata meie asevälisministrit, kes ise on Kanadas sündinud, sest et see annaks vale sõnumi nendele seal. Me oleme meie suhted on nii teravad. Aga sellele vaatamata Jeruusalemma palvushommikusöök sai tuua täiesti uue tahu, täiesti uue mõõtme sellesse ja... Albert, sa just rääkisid Jeruusalemma palvushommikusöögi liikumisest ja nendest imedest, mida Jumal on teinud, kuidas ta on ka paljude riikide juhtide ja poliitikute hoiakuid muutnud ja teid on saatnud edu, te olete olnud väga tublid, aga samas me võime näha ka sellist üha kasvavat antisemitismi, juudi viha. Ja see on kahjuks nii ja tegelikult siin ei ole midagi uut, sest et kui sa vaatad päris algusest peale, päeval, mil Jumal Abrahami kutsus ja ütles talle, ma õnnistan sind ja ma teen su nime suureks
ja ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad. Ütles ta ka seda, ma nean neid, kes sind neavad. Ehk teisisõnu, ta andis Abrahamile prohvetlikult teada juba siis alguses, et tulevad ka need vihkajad. Et see ei ole ainult see, et meil on see õnnistus, vaid ta ütles, et tulevad ka need, kes pärivad needuse sellepärast, et nemad hakkavad seda viha levitama ja nad on kantud sellest vihast. Nüüd sa näed seda läbi ajaloo. Vaaro, eks ole, kes kahtlustab, et juudid lähevad kindlasti üle vaenlase poolele, kui peaks tulema sõda, käsib tappa kõik poeglapsed, ei lase need minna maalt välja. Eks ole, me teame, mis on selle tulemus ja kuidas Jumal tegi sellise ime, et ta ütles Iisraelile, et ei mitte kunagi ei näe enam seda armeed ega kunagi pea kartma enam neid. Või siis Kreeka valitsejad, kes tahtsid oma multikultit levitada, nendel olid multijumalad seal, eks ole, või nad tõid ju seda kultuuri üle kogu maailma ja juudid olid otse kui pind silmas, nemad ei võta vastu seda asja. Samamoodi nagu Pärsias, eks ole, tolleaegne tänane Iraan, eks, kus Haman pakkus raha, ütles, et mul on äriplaan, ma toon nii ja nii palju raha riigikassasse, kui ma kõik juudid ära hävitan, sest nad on teistsugused. Nad ei ole sellised nagu kõik teised inimesed ja tõepoolest, juudid on teistsugused ja kas see meile meeldib või mitte. Muidugi erisus võib põhjustada seda, eks ole, et inimesi ei sallita, neist aru ei saada, aga selle taga on see sama vaimne juur. Just nimelt, et see põhjus on vaimne ja arusaadavalt ütleme inimesed, kes ei ole Jumala omad, kes ei ela koos Jumalaga, et nad on sellest vaimust juhitud. Ise sellest aru saamata. Jah, aga mu küsimus on nüüd, et kuidas on võimalik, et ka kristlased, näiteks paljud inimesed ka Eestis, siin on just katoliku usku, et kuidas inimesed, kes nimetavad ennast usklikeks ja kristlasteks, et kuidas nende puhul, et kust kohast nende puhul see viha tuleb? No sa mainisid katoliku kirikut, kindlasti on katoliklaste seas väga toredaid ja häid inimesi, kes armastavad Iisraeli, sest et nad loevad oma piiblit. Aga teiselt poolt on katoliku kirik ju olnud kantud teatud asendusteoloogiast, mis ei luba neil isegi öelda Iisrael või nad ütlevad püha maa, eks ole, Holy Land või nad ütlevad Jeruusalemma asemele midagi muud. Miks? Sest et nemad ise pretendeerivad sellele rollile, mis Jumal juutidele andis. Ja Jumal ei ole kunagi oma lepinguid juutidega ju murdnud. Jumal ei ole kunagi oma lepinguid muutnud. Ja ta ei ole asendanud Iisraeli katoliku kirikuga või nelipühi kirikuga või mis tahes kirikuga. Iisrael on Iisrael ja kirik on liidetud, kogudus on liidetud Iisraeli juurde, poogitud selle puu sisse, mille juur on püha. Nii et see on väga ekslik arvata seda, et kirik oleks võtnud nüüd selle kutsumise ja rolli, mis Jumal Iisraelile andis. Ja pealegi, kui Jumal peaks sarnasel kombel oma enda rahvast, keda ta lunastas ja vabastas, niimoodi hülgama, siis miks pärast võiks üldse kristlased uskuda, et Jumal neid ei hülga? Milles sa võid siis kindel olla? Ei, sa võid olla kindel sellepärast, et kuna Jumal ei hülga oma rahvast, siis ta ei hülga ka sind. Kui Jumal neile andeks andis, siis ta andab andeks ka sulle. Ja heaks näiteks võib-olla, mis puudutab katoliku kirikut, oli Riia katoliku peapiiskop Stankevitš Zbigniew, kes oli meie Jeruusalemma palvusommikusöögil ja kes õnnistas meie palvusommikusööki ja kõiki kohalviibijaid ja õnnistas Jeruusalemma ja palvetas juutide eest. Nii et see ei pea iseenesest tähendama, et sa Iisraeli vaenulik oled, nagu kahjuks mõningad Eestimaal on olnud, aga võib-olla see näitab inimeste piiratust. Ja ka seda, et tõesti, nagu sa ütlesid, et need katoliiklased, kes toetavad Iisraeli, nad loevad piiblit. Ja üks argument ka, miks
mida katoliiklased välja toovad, on see, et Iisrael, see, mida Iisrael täna teeb, eks ju, et see ei saa olla lihtsalt see Jumala. Sa mõtled paavsti sõnu, et Jumal ei kuule sõdija palveid. See on kõige suurem absurd, anna mulle andeks. Sellepärast, et kui Jumal ei kuule sõjamehe palveid, siis Mooses oli väga eksiteel, kui ta sai ilmutuse, et Jumal ütleb, et mina olen sõjamees. Teine Moosese 15 ja Taavet, kes pidas kõiki neid lahinguid Iisraeli eest ja lõi Goljati maha või Joosua või kes iganes piibli kangelastest ei oleks siis sugugi pidanud olema need, kelle palveid Jumal kuulis ja ometi Jumal kuulis nende palveid. Nii et ma arvan, et see on väga ekslik lähenemine. Ja me peame aru saama ka, et Jumala leping Iisraeliga ei ole tingimuslik. Tead, see on nii, siiski on lepingud, mis on tingimuslikud ja on lepingud, mis on tingimusteta ja igavesed. Aga see, et Iisrael on Jumala rahvas, see on tingimusteta. See on tingimusteta, ma seda just silmas peangi. Et kas Iisraeli rahvas teeb õigesti või valesti, ta on ikkagi Jumala rahvas ja Jumal tegeleb temaga. Ja Jumal ei öelnud kristlastele, et ole hea nüüd ja sina otsusta, kas Iisrael on sinu õnnistuste. Kas ta sinu standardite ja kriteeriumid. Ja kas ta tegi õigesti või tegi valesti. See ei ole üldse meie roll. Ja tähendab, see on väga suur viga ennast panna sellesse rolli, sest Jumala sõna ütleb selgesti, sina ei tohi kohut mõista. Aga Jumala sõna ütleb, et kui sina õnnistad, siis sina saad õnnistatud ja kui sina nead, siis sa saad neetud ja tegelikult see on Jumala väga selge välispoliitiline doktriin, sest et kui sa vähegi ajalugu tunned, siis sa näed, kuidas impeeriumid tõusevad ja langevad sõltuvalt sellest, kuidas nad juute kohtlesid. Olgu siis see Tsaari-Venemaa, kus algatati need pogrommid, see oli vist Aleksander III ajal 1880, mis tekitas tegelikult selle laine, mis tõi juudid Ameerikasse. 2 miljonit juuti põgenesid ju Tsaari-Venemaalt. Või siis Türgi, kes Ottomani impeerium, eks ole, kes ei lubanud juute maale ja sõdis kõigiti selle vastu. Või Saksamaa, millise õnnistuse Hitler sõi Saksamaale, kui sa mõtled selle üle, milline häving ja häbi ja valu, eks ole, ta rääkis, eks ole, et Saksamaa saab olema kõige võimsam ja überalles ja kõik muu, aga see, mis ta tõi endaga kaasa, sest et tal oli vale alus, tal oli väär arusaam, ta läks selle Jumala lepingu vastu, ta astus üle selle punase verejoone, mis lepingus on nii selgelt kirjas ja selle asemel, et tuua Saksamaale õnnistust ja muuta Saksa rahvas überalles, ta tegi täiesti vastupidise, trampis oma enda rahva jalge alla ja see on see saatus, mis ootab ees igat ühte, kes võtab oma suu täis Jumala lepingu rahva vastu, sellepärast, et Jumal ei jätta karistamata seda, kes tema lepingule vastu töötab. Sa võid olla ükskõik kes, kui tähtis, kui suur, kui austatud. Ja sa langed sellepärast, et sa võtad enesele rolli, mida Jumal selgesti hoiatas ja ütles sulle mitte võtta. Just, see on väga-väga ohtlik maa ja tõepoolest, et kui me isegi võib-olla mõnda asja ei mõista, siis lihtsalt tasub olla vaikselt palvetada ja lihtsalt usaldada, et Jumal saab hakkama nende asjadega. Ma korraks tulen veel tagasi palvushommikusöögi liikumise juurde ja kui ma nüüd küsin, et mida siis meie kristlastena ja Iisraeli sõpradena teha võiksime, siis tegelikult selle liikumise üks suur osa on ka palve. Et palve on see, mis on kandnud seda liikumist, mille tulemusel me oleme näinud suuri imesid. Ja palve on ka see lihtne asi, mida meie saame teha kristlastena, palvetada ja küsida Jumala käest, mis on see meie osa, mis on see meie roll, sest see võib olla iga inimese puhul erinev ja palve. No võta Daniel, eks ole, tema loeb Jeremiia raamatust, et see 70 aastat, mis Jeruusalemma hävingust on täis saanud. Ja mida ta teeb? Lihtsalt ootab, et see juhtuks, et nüüd Jeruusalemm taastatakse. Ei, ta hakkab palvetama. Ja tegelikult Danieli raamatu 6. ja 9. peatükk on paralleelselt. Mõlemad peatükid räägivad samast ajast. Kuningas Darjavese
2. aastast. See on see aeg, kui ta saab ilmutuse, et 70 aastat on täis saanud ja see on seesama aeg, kui kuningas Darjaves tahab teha reformi oma riigis ja panna Daniel kõige ülemaks nagu aukandjaks seal, mille peale tema kolleegid tõstavad mässu ja teevad seaduse, mis sisuliselt keelab inimestel palvetada ükskõik millise jumala poole rohkem kui 30 päeva jooksul. Ja sa võid mõelda, et mida see Daniel siis tegi? Daniel sellele keelule vaatamata palvetas, avades oma koduaknad Jeruusalemma poole. Miks see tähtis oli? Milles see iva on? Salomon ütles väga selgesti, ettegi Jumal ütles Salomonile, kui minu rahvas teeb pattu ja viiakse vangi võõrale maale. Aga kui nad seal olles pöörduvad ja palvetavad selle pühapaiga poole, siis ma kuulen neid taevast ja ma vastan neile. Eks ole, me tunneme ka seda kirja kohta 2. ajaraamat 7.14, kus ta ütleb, et kui minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab end ja palub ja pöördub oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen neid taevast ja ma annan neile andeks ja ma tervendan nende maa. Nüüd Daniel tegi midagi, mis oli tegelikult seaduse vastane. Seadus ütles, et palvetada ei tohi. Miks 30 päeva ei tohi palvetada, sest me teame, et selleks oli vaja 21 päeva, et sellest teemonlikust sellest vastuseisust läbi murda. Ja ta palvetas, ta seaduse vastaselt palvetas. Ja sa ütled, no ja, mis see tulemus oli? Visati lõvide auku. Tõepoolest. Aga hea osa sellest oli selles, et ta astus sealt lõvide august välja, ilma et oleks viga saanud. Ja järgmine samm oli, et kuningas muutis selle maa seadusi ja ütles, teie kõik nüüd peate hakkama Danieli jumalat kartma, sest ei ole sellist jumalat, kes teeb sellist asja. Nii et kui sina hakkad palvetama oma maa eest, siis pane esimesele kohale Jeruusalemm. Sest lauluraamat ütleb väga selgesti, et kui ma unustan sind, o Jeruusalemm, unustagu mu parem käsi oma oskused, mu keel, kuidas ta ütleb seal, kuivaku ära seal, mis seal iganes on öeldud, kõige hullemad needused, nagu oleks sul insult juhtunud. Eks ole, see on see, mis see tegelikult kirjeldab. Kui ma ei pane Jeruusalemma esikohale, sa paned Jeruusalemma esikohale ja mis juhtub, on see, et jah, sa näed vastuseisu, jah, sa äkki näed seda, et terve torm paisatakse sinu vastu, aga selle tulemuseks on see, et sina palvetasid küll Jeruusalemma eest, aga sinu riigi seadused muudetakse. Just. Sinu riigi seadusi muudetakse. Nii et ma arvan, et selles on väga-väga suur ja oluline võti. Jeruusalemma eest palve tundub nagu, mis see nii väga on. Ja on tõesti laul 122 ja siin ja seal on selle kohta öeldud piiblis asju. Ei, see on Jumala verelepingu võti. See on viis, mis toob õnnistuse maade ja rahvaste üle. Ja sellepärast Jeruusalemma palvusommikusöögi töö on olnud edukas, et me oleme selle võtme toonud sinna linna ja need kohalikud poliitikud on võtnud ja selle võtmega oma enda riigi õnnistused lahti päästnud. Vau, see on nii võimas. Halleluuja, see on kohe nii hea mõte, sellega kordaks üle. Aga tõepoolest, et see palve, kui me palvetame Iisraeli eest, siis ka selle eest, et Jumal avaks ja pööraks nad tagasi enda poole. Sellel on ka tõotus Hesekieli 36, kus Jumal tõotab mitte ainult füüsilise Iisraeli taastada, vaid ka Iisraeli taastada vaimulikult enda poole. Et see on tõotus ja Iisrael praegu vajab meie palveid. Meeletult, sest et me oleme väga suures lahkmeeles, taas valimised on meil ukse ees ja tegelikult kogu see tõotus, millest sa nüüd rääkisid, et Jumal annab Iisraeli rahvale uue südame, algab sellega, et nad tulevad sellele maale. Nii et esimene samm. Just, et sellepärast igaüks võib saada sellest endale kinnitust, et kui me aitame juutidelt tagasi pöörduda oma kodumaale, siis see toob kaasa sündmuste ahela, mis toob õnnistuse mitte ainult juutidele, mitte ainult Iisraeli maale, vaid kogu maailmale, sest et vaata, mida Piibel ütleb ka Rooma kirjas, et kui nende äratõukamine on rikkus paganatele, siis mis on nende vastuvõtmine kui surmast ellu tõusmine. Ehk teisisõnu, kui me aitame juutidel tulla tagasi koju, kui me aitame neil
tulla nende lepingu tingimuste, nende lepingu olukordade sisse, kuhu Jumal on nad määranud, sisse toob õnnistuse. Kuhu? Sinule, sinu maale, sinu rahvale. Ja me oleme näinud seda. Võtta seesama sündmus, millest me kõik läbi läksime 87 aasta, see on 70 aastat pärast seda verist kommunistlikku revolutsiooni, mis pööras selle suure kontinendi suureks vanglaks. Mida Jumal tegi? Tõstis üles Gorbatšovi, selle märgitud mehe, kes ütles juutidele, te võite minna koju. Perestroika glasnost, aga juudid saavad minna koju. Ja mis selle tulemuseks oli? Me nägime seda. See oli meeletu. Ma mõtlen, on arvestusi, et 40 miljonit inimest tuli Jumala juurde. Nii et kui me tahame näha ärkamist omal maal, siis me peame tõesti õnnistama, palvetama ja aitama juutidel, et see tagasi pöörduda omale maale. Ja ma usun, et see on see, mis sa praegu ütlesid, omab väga suurt kaalu, sest et mina usun seda, et me näeme aega, kus kristlased peavad hakkama näitama üles täiesti uut initsiatiivi ja moraalset julgust, sellepärast, et see kurjus läheb ainult suuremaks ja see viha muutub aina ebaratsionaalsemaks ja sul ei ole seletust sellele raevule, sellele kurjusele. Tegelikult asjad võivad muutuda väga kiiresti. Ma ütlesin ka seda Riias, ütlesin seda palve hommikusöögil, et vaata, kui Läti riik aitas juutidel põgeneda Poolast. Läti valitsus tegi seda, andis viisasid ja andis dokumente selle jaoks. Aga sellest hetkest, kui Läti oma iseseisvuse kaotas, ei läinud mööda aastatki, kui hakkasid pihta need massimõrvad, mis juhtusid Rumbula metsas ja mis juhtusid siis Riia getos ja mujal. Nii et asjad võivad juhtuda väga kiiresti. Me näeme seda kurjust, me näeme seda mürki, mida Tucker Carlson ja paljud teised tema sarnased levitavad ja see on niisugune arusaamatu vahkviha, millel ei ole seletust, aga see lükkab teatud asjad käima. Ja me ei tohi olla naiivsed, me oleme näinud seda läbi ajaloo. Ja nüüd on võib-olla aeg, kus iga kristlane peaks hakkama otsima Jumala palet ja ütlema, mis minu roll on selle juures. Sa näed, Jumal, kuhu suunas see maailm on veeremas. Sa näed, mis on juhtunud. Sa näed, kuidas viha on lihtsalt kasvamas. Tänase statistika järgi iga teine inimene planeedil maa vihkab Iisraeli, vihkab juute või omab mingisuguseid negatiivseid tundeid Iisraeli või juutide suhtes. Mida ma pean tegema? Ja võib-olla on Jumalal uued Schindlerid, uued Wallenbergid, uued Sugiharad, uued Corritenboomid, kes teevad sellised imed, sellised julgustükid, mis päästavad sadade, kui mitte tuhandete inimeste elud. Täpselt, amen. Amen, see on lihtsalt nii tõsi, Albert, ja ma usun, et meie Eestimaal ka, et me valime selle õige tee, me valime toetada Iisraeli ja tõesti, et rohkem julgeid inimesi tõuseks ülesse. Ja võib-olla ka praktiliselt aidata, võib-olla ka finantsiliselt, et see on väga oluline. Ma usun, et kui meil on olemas fondid, kui meil on olemas võimalused, siis Jumal saadab ka inimesed, kes seda vajavad. Nii et me saame siin igatepidi olla abiks ja toeks, aga palve ja muidugi lihtsalt olla avatud meelega. Ja tegelikult see, mis juhtus Riia Jeruusalemma palvushommikuusöögil oli väga eriline, sest üks meie kõnelejatest oli endine peaminister Maris Gailis, kes ehitas memoriaali Jaanis Lipkele. Nüüd, kes oli Jaanis Lipke? Ta oli sadamatööline, lihtne mees, aga ta nägi seda, mismoodi natsid hakkasid juute hävitama. Ja tema ise tegeles tegelikult salakaubaga. Ta oli 2 korda saanud karistada salakauba vedamise eest. Aga siis, kui ta nägi seda, mis tehti, midagi ärkas tema sees ja ta päästis 55 juudi elu. Ta peitis neid seal sadama territooriumil. Ta oli üüratult leidlik ja loov, kuidas leida neid peidukohti ja ta suutis seda teha. Seal oli kas need ajad on jälle käes? Mis sa arvad, Albert? Kas need ajad on lähedal? Küll ma ei taha seda. Ei, aga samas, kui see on nii, et me oleme liikumas sinnapoole, siis Jumal, näita mulle, mis mina pean tegema. Jumal, tõsta üles need Wallenbergid. Jumal, tõsta üles need Corritenboomid, Schindlerid.
ja sugihaarad, keda meil on tarvis. Need Jaanis Lipked siit samast meie kõrvalt või meie enda kodumaalt. Uku Masing, teoloog, kes omas seda moraalset julgust peita ära Isidor Levin kloostrisse ja päästa tema elu. Jah, amen. Albert, need on väga tõsised sõnad ja see on tõesti väga oluline, mida sa praegu just jagasid. Ja kui me tahame, et Eestil läheks hästi, siis tõesti me peame palvetama ja seisma, sest sellel on tõotus. Nii et suur tänu sulle, Albert. Palvetama ka Eesti valitsuse eest, et Eesti valitsus võiks seista Iisraeliga koos, mitte Iisraeli vastu. Aitäh, head vaatajad, ka teile, et te olite meiega ja me kohtume teiega juba varsti. Kõike head.